Siia muuseumituuri, mis on värskelt selle aasta valmis saanud. Siia Noodimaa Jegindi muuseumi juhataja, kes näitab, et mis siis toimub. No aga see asja jaoks siis söötast pisikest mantrit kasutasti. No sellele hakkas naise jõud peale. See oli pisikesed rattad, öeldi selle kohta. Eks sellega siis toodi kõiki puid või ükskõik säkse. Naine ju hoidis kodune, et tegi majapidamist, et siis tadas ta puid või lapsi sellega ükskõik. Selge. Siuke lastele ka käru nagu täna loomaides on, jah? No ikka. Isegi mina mäletan, meil kodu oli ka üks ikkagi käruses, aga meie ilmselt senna nahka ta läks ka ratat tuli ilmselt tähenegi. Lapsed läksid tähe. Jaa. No see ikka natuke liigub veel. No see põhe tuleb lihtsalt uus alla ja põhelaval on just ära kadu. Põhjalavad käisid kui aja need just annakannad. Järgmine põnev asi. Jõlma suured tangid. No need ikka mingiks kiviveoks on tanud ja et merepõhjas neid kive kädes vaja. Jaa, täpselt õige, need on kivitangid ja. Siia Riia tänavad neid kõik ju mõitekividega tehtud ei ole. Jaa, seda sina treekad jah. Kas nüüd ainult kihlaste kividega, aga koha kihlaste kividega. No ette tänu, et näiteks kaevakulööli kuule käest on palju asju, aga otseolusid kuhu valmis sai, siis ühtlaseks kuluvata, kas tahab enda. Nüüd tihti inimesed arvavad, et äkest on liiga koitet need asjad, need kohente pakku, aga mina kutsutki julgelt üles ikkagi pakkuma. Kas inimesest siis nagu hea meelega andab oma koduküle seda või annab mõni nagu hoiule ka, et ikka päris kallis asju, näiteks kumpassi mingi öeldakse, et tahaks tahavad korraks nõuta. Et see on ka võimalik täütsa, et teha see siuke leping, et ei põle muuseumi odavat, saab siis tahavotsa või. Aga noh, need puit asjad mingi ikkagi inimestel on hea meel, et kahju on tuledalt on ja ning põle siuksi ruumagi, et kus sa kõiki siis ojad. Seda sa tead kindlasti, mis siia on. Siia on pikker ka, mis see poiss teeb. Katsu. Kas see on? No sellega ikka võid tehti enda. Jah, täitsa küll. Pubiin käib sisse ja näitab sõpriti võid vaba sellega. See on lastetööga. Need lapsed olid vahel jah, see üks poiss teeb jah. Siukse teistmoodi asjaga jälle see on laest alla riputud, aga siuksed kastipõllud küll. See on just viksist riputud. Noh, eks siis koogutasid see nahk käib siia vahele, nahka venutati sellega. Et see nahk on hästi viks, kui ta pargitud on, siis ta kuivab siukseks kõvadaks, et tõmbab kogu. Aga sellega siis nagu lühid selle osaga, sellega. Jah, et see on täitsa see, et peaks olema videoga, kas asi käius. No seda on ju sa raske arvata möödest. Tihti ei teada, jah, et see on nahakurk. No on siin katuselabu teed selle sama õlekatuse tegemiseks, nad sellega siluti siis pealt ilusast, et peremärgid on sibel ning et olgada küll koitub neid kõik, aga see on tohutu vägev. Noh, see alumine korra, nagu on mõtelnud rohkem muapealsete tööde jaoks, üks on naiste tegemised, aga üle on mere asjad ning rohkem teiste tegemised protsessi. Üks mees siin midagi parandab ilmselt, et meestel selliseid nõelad kette hästi peos, vaata nad kogu aeg tegid, et selles mõttes see käsitöö oli
ikka tohutu vägelasti kõik. 8 kantid olid ühes ajas. Neid kussi veel selle ajas. Nii kõik need keripuud meil olid naiste tööriistad ka, mitte ainult naistena on tänasel päeval. No ja õmbekastid ka hakkavad suusuks mineviku asjaks jääma. Sa tead, mõni käib umbes veel. Teil isa ei käi juba? Ei käi jah. Neid on ikka inimestel ette vaelu, et ma ei tea, kas nemad ikka hoidvad praegu oma kuurassandu neid, et ehk tuleb parem aeg taha kohe. Aga kui enam tõesti ei tarvita, siis mina ikkagi mõtlen, et kohe söösta, et tuua siia kuuri, et siia praegu ruumi on. Lõpuks kõik nurgad täide neid jah. No siis vaatame, kuidas me neid paigutama. Et ega see kuuri sisustus valmis põlõnt, et see kujunab seda pidevalt kujunab nagu asju tõuasta seda selle, panema natuke ümber ning ega praegugi üks pisike näitul on kujundamisel siia üles ka, et ikkagi see kõik on kogu aeg muutumises. Ja ka kõik see siis on, et kui siin võrrelda nende teiste käsi, et see on üsa teissugune. Ja, nad kõik on teada. Et see on palgipõlk. Tähendab, üle mere toodi paika. Palgi tagumine ots oli siis selle peal. Aastaga võeti. Nüüd palgi tagumine ots toetus selle peal. Selge. Mis asjad siia kelgu peal siis ka on? No näiteks esimene mindi sinna kalakoha peale ning pandi varjuriie üles. Tuule eest kaitses siis see vasta tuult. No siis pidi kindlasti tuur olema juures. Sellega lõhuti ees auk. Need ka kihnusõppe tehtud kindlasti nägi. No siis kindlasti käks, siia on põerkäks. Ja üks on tavaline, teisel on siuke laba veel, et kui selle raud konksu ää võtad, siis sai nagu sõudmiseks kasuta ka, nagu laba. Ning need on siis need supakulbid. Seda nagu kahukulbiga viisud seda jääsuppa sealt pealt. Ja miks see on mülge vädamise konks. Et see on ette teravselt. See on sellepärast pandud, et see mülge läheb palju sisse. See lohestati jääd kaudu. Ei kõla just jälle. Jah, siuksed asjad olid nende jahe või suagiga.